hommikust ja tere tulemast kanalile. Ma ei ole siin nii ammu juba eesti keeles rääkinud, ei tea rohkem kui pool aastat. Natuke on nagu imelik ka, aga ma ei tea, mul tuli nagu lihtsalt tuju. See on minu kanal. Ma teen seda enda jaoks, salvestada enda mälestusi ja kõiki kogemusi ja asju, mis ma elus olen läbi elanud, nii et ma ei tea jah, tuleb siis eestikeelne video seekord. Päris palju asju on siin vahepeal juhtunud. Mul polegi olnud aega, et teha mingit videot, aga ma olen siin sellises uues autos. See on päris äge. Mulle nagu tegelikult täiega meeldib. See on Cherry ja see on siis ma ei tea, Hiinas toodetud auto ja Karlile see loomulikult ei meeldi, aga minu arust see on täiega nunnu, ta on uus, tal on igast mingi vidinad küljes. Ainuke asi on see, et ta teeb ülipalju igasuguseid mingid piikse ja ma ei tea, siis kui autot alustad, siis on ka hullult piiksub ja mängib mingit, ma ei tea, sissejuhatavat heli või? Ma ei oska seletada, aga see on täiega äge, mulle meeldib. Aga miks mul see auto on sellepärast, et Mersu on jälle remondis. Seekord siis keegi sõitis Karlile tagant sisse. Niimoodi, et tagumine auto on nagu täiesti maha kandmisel. Ja meie autol oli nagu veits tagumine bumper katki, aga põhimõtteliselt ka. Nagu meie autol ei olnud põhimõtteliselt mitte midagi viga. Nagu ta läks nüüd remonti ja summuti vist on kõveralt või midagi. Ma ei ole päris kindel. Eks näib, mis sealt vastuseks tuleb. Aga need peatoed isegi läksid katki, sest Karl sai siukse nagu litri. Sest ma ise olin tööl samal ajal. Aga jah, sellepärast mul see rendiauto siin on. Järgmine nädal on siis jaanipäev, mis on siis ühtlasi ka 7. jaanipäev mul Austraalias. Ja ma ütlen ausalt, et mul on mega kodu igatsus peal, et ma pole siis 7... Ma olen ühe suve olnud, nagu mitte päris terve suve, aga 3 nädalat vist olime Eestis augustikuus. Aga siis jaanipäeva ma pole siis sellest saates Eestis pidanud, kui me Austraaliasse kollisime. Ja kindlasti on mul Eesti igatsus peal. Meil on siin praegu talv ja ma tegelikult tahtsin näidata teile, et meil tuleb ka vihma ja meil on ka nagu külm. Aga muidugi siis, kui ma kaamera välja võtsin, siis on meil päiksepaisteline ilm. Aga paar päeva tagasi oli hommikul nii paks udu, et täpselt oli selline tunne nagu lund sajaks. Nagu hommikul hämaras tuleks vaikselt seda lund ja siis mul oli siuke isegi elevus sisse. Ja siis ma sain aru, et see ei ole lumi. See on Austraalia ja see on lihtsalt mingi väike udu. Aga jah, meil on hullult vihma tulnud siin nüüd viimased päevad. Meil on konditsioneer, mis ainult jahutab, ehk siis ta ei tee sooja. Ja see maja igalt poolt ümber akende, ukse alt, igalt poolt tuleb külm õhku. Ja meil on ainuke sooja tekitav asi ja mingi väike gaasi siuke heater, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Ja see on elutoas, niimoodi, et kui sa elutoas selle käima paned, siis minu arust see soojus isegi nagu ei jõua magamistuppa. Nagu ta veits nagu soojendab üleüldiselt maja üles, aga nii kui sa seda seisma jätad, siis maja jahtub kohe maha. Ja me olemegi praegu seda kasutanud niimoodi, et hommikul paned käima, teed oma hommikused tegevused ära seal köögis ja siis lülitad välja ja siis õhtul, kui koju tuled, siis paned jälle natukeseks käima ja siis ööseks nagu lülitame välja, sest et see nii magamistuppa nagu otseselt ei jõua. Austraalia need majade võlud, siin on kõik majad niimoodi ehitatud. Meie maja on isegi nagu veits uuem. Ma ütleks, et see mingi väga vana maja on. Et on nagu palju hullemaid isegi maju. Et eelmine aasta siis, kui me selles teises majas elasime, siis seal oli nagu igas magamistoas oli väikene konditsioneer siis ja siis sealt sai nagu seda temperatuuri muuta. Aga siin meil seda süsteemi kahjuks ei ole, jah. Ma nüüd just liigun trenni. Ma ei tea, mul on veits siuke mingi rebeltuju, et ma teen siin eestikeelset videot ja ma tegelikult jõusaalis tohiks filmida ka. Te tulete kaasa, ma üritan natuke filmida ja siis näeme jälle. Mul on nüüd jõusaal tehtud, ma lähen pessu
ja siis teen ennast korda ja lähen kooli. Mul on vaja natukene koolitöid teha. Mul on praegu siis semestri lõpp tulemas. Meil on 3 projekti, mis on siis tiimiga. Ühes projektis olen mina siis nii-öelda edasi jõudnud programmeerija ja minu all siis on paar nagu siis algajat nii-öelda. Siis ma pean neid juhendama ja me kõik koos töötame siis ühe projekti kallal. Ja siis 12 tiimi on siis meie klassi siis vahel diplomakursusel nagu, millest üks on siis päris kliendile. Ja sellepärast mul ongi nagu nii palju tööd olnud just nagu koolis, kogu see vaba aeg läheb nagu selle peale, et need asjad nagu ära teha. Ma ei ole nüüd olnud sotsiaalmeedias ka, sest et ma lihtsalt tunnen, et seda igasugused erinevad uudised, jälle mingid uued sõjad ja see kõik täiega mõjutab mind ja siis see algoritm muidugi nagu viskab mulle ka neid asju, mida ma kõige rohkem vaatan, ehk siis ma ei ole nüüd Instagramis, Snapchatis, Facebookis, ma ei tea, mingi 2 olnud. Mul lihtsalt ei olegi tegelikult aega selle jaoks, et üldse mingi sotsiaalmeedias midagi teha ja ausalt ma ei tunne sellest üldse puudustki. Et ma olen lugema hakanud, kooli ajal ma ei lugenud üldse raamatuid. Ma ei suutnud raamatut lõpuni lugeda, ma ei suutnud keskenduda ja kui mul oli vaja midagi teha, siis ma lihtsalt võtsin mingi kokkuvõtte või ma ei tea, kuidagi nihverdasin ära. Ja nüüd Austraalias olles ma olen tasapisi nagu hakanud raamatuid lugema ja ma lugesin 2 nädalaga 2 raamatut. Ja mul ei ole mitte kunagi varem sellist asja juhtunud. Need raamatud olid siis Akatari esimene ja teine osa. Ma ei tea, hästi palju on nii head kui halbu reviewsi olnud nendel ja mulle nagu täiega meeldis. Minu jaoks ei olnud see esimene osa nii äraarvatav, eriti see lõpp nagu, ma ei tea, kas ma olen rumal, aga minu arust see mõistatus ja kõik see, nagu ma olin nii sees, et ma isegi ei mõelnud ise, et ma tean täpselt, mis seal nagu nüüd tulema hakkab. See raamat lülitas mul täiesti muust maailmast välja, ma lihtsalt sukeldusin sinna ja ma lugesin 5 päevaga esimese osa ja siis väike paus ja siis teine osa kohe otsa 5 päevaga ja see teine osa oli ka nagu, mulle lihtsalt nii meeldis kõik need tegelased. See, kuidas oli siis esimesele raamatule natuke vastand tegelasele just, mulle lihtsalt täiega meeldis ja nüüd ma üritan mitte kohe seda 3. osa lugeda, kuigi ma tahaks täiega seda lugeda, aga ma mõtlesin, et äkki ma natuke hoian, kuna ma tean, et mulle see ilmselt meeldib, et siis võib-olla ma loen mingi muu raamatu vahele, mis on võib-olla natuke teistsugune. Ma lähen soolotripile. Ma olen ammu seda tahtnud teha ja ma ei ole nagu ennast kokku võtnud. Ja nüüd, kui mul tuleb koolivaheaeg, siis ma mõtlesin, et fuck it, nagu ma lihtsalt pean selle ära tegema. Ma vist ei olegi mitte kunagi üksinda lennukiga lendanud ja ma tegelikult kardan nagu lendamist, eriti nüüd miskipärast nagu vanasti ma ei kartnud seda nii hullult, aga nüüd ma nagu ikka täiega, ma ei tea, ma lähen lihtsalt täiega endast välja, kui on natukenegi mingit turbulentsi või midagi. Ehk siis kohati on see selle jaoks, et ma sellest üle saaks, onju. Ja ma lihtsalt tahtsin minna nagu üksinda reisima, et ma ei ole kunagi käinud niimoodi, et midagi nagu teistsugust ja see riik, kuhu ma lähen, ei pakkunud Karlile võib-olla nii palju huvi ja Karl tahaks kunagi minna uuesti Taisse. Ehk siis mõtlesin, et ma lähen ja lähen 5 päevaks siis juulikuus. Siis ma siis kindlasti teen sellest ka video. Ja ma olen täiega põnevil ja ma kindlasti ilmselt võtan oma mingid raamatud sinna kaasa, et lihtsalt välja lülitada ennast kõigest ja puhata. Ja natuke avastada ka seda riiki, et ma ei ole seal riigis varem käinud. 5 tundi lendab sinna õnneks, et ei ole väga pikk lend, et 5 tundi äkki ma ikka elan üle selle loodetavasti ja kõik läheb hästi. Sajabki vihma, ma arvasin. Õnneks meil kuivad riided jälle väljas, aga mitte õues, et õnneks on katuse all. Ilmselt tänaseks ära ei kuiva. Aga jah, tuleb meil ka vihma siin. Ma nüüd liigun koju tagasi, ma sain koolis veits asjad tehtud. Ma lähen söön lõunat ja siis pean õhtul juba tööle minema. Ja ma ei olegi kindel, millal ma uuesti selle kaamera kätte võtan. Aga vast pühapäeval, nii et näeme siis.
viimased päevad läksid nagu nii kiiresti ja see annabki edasi seda tunnet, mis mul viimasel ajal on olnud, et päevad lähevad kiiresti, nendest päevadest tulevad järsku nädalad ja siis nendest nädalatest järsku tulevad kuud ja siis ongi juba aasta möödas. Meil olid nüüd jaanipäevad, siis minu 7. jaanipäev siin Austraalias. Midagi erilist me ei teinud, tegime lihtsalt grilli kodus ja siis oleme tööl käinud ja koolis. Sellest järgmine päev me lihtsalt lambist mõtlesime, et me tahaks kusagile välja sööma minna. Ja käisime ühes Jaapani restoranis ja pärast seda meil jäi natuke kõht tühjaks ja siis võtsime veel pitsat ka. Ja nüüd täna on juba reede ja Karlil on tegelikult ammu juba plaanitud täna õhtuks meil date ja ta ei olegi nüüd siis täpselt mulle rääkinud, mis me teeme. Ainuke asi, mis ma tean, et täna süüa ei saa ja ta käskis mul just enda vrappi ära süüa. Nii et ma tulin töölt, käisin kiirelt koolis, mul oli vaja ühele tööle veel natukene muudatused sisse teha. Mul ei olegi kusjuures kõik tööd veel vastatud, ühesõnaga õpetajad ei ole mulle lihtsalt tagasisidet andnud, kuigi meil on semester kohe läbi ja ma tegelikult arutasin ka koolis seda, et mis toimub, et ma ju ometi maksan selle eest ja see on ju teenus, aga ega ma sealt mingit erilist vastust ei saanud. Aga ühesõnaga, ma nüüd pean kiirelt pessu minema ja siis me lähme Karliga date'ile. Big cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do all day. Pärast viimast nädalat reaalselt mul on siuke tunne, et ma pean mingi detoksi tegema, sest et meil oleks nagu jaanipäeva pidustused nädala algusest nädala lõpuni olnud. Joonistamiskursus, kus me nüüd Karliga käisime, oli täiega lahe, et see oli siis Karli poolt üllatus mulle ja Karl ise ka joonistas. Seal ongi Karli oma, minu oma nüüd koridoris ja see oli täiega lahe. Meile õpetati siis täpselt, kuidas kõike teha, et seda tulemust saada ja seal oli siis nagu see näidis ka ees ja siis samal ajal saime seal veini juua, et see oligi kuidas see oli? Sip and Paint vist oli selle koha nimi, et saime seal veini juua, Karl oli meile mingid snäkid kaasa pakkinud, mingid juustud ja asjad, see oli täiega tore õhtu. Ja nüüd mul ongi ametlikult siis kooli vaheaeg, järgmised, ma ei tea, 3 nädalat vist, et see nädal siis, kes tahtsid, said veel minna kooli, aga põhimõtteliselt, kui sul on kõik vastatud, siis ei pea minema. Ja täna ongi mul siis esimene täiesti vaba päev kõigest ja ma täiega naudin, mul on nii hea meel. Me käis täna house inspection ka vaatamas, maja kõik oli korras, nii et all good. Ja paari nädala pärast on mul juba reisile minek. Can't wait. Siit ma tõmbagi otsad kokku, nii et näeme juba järgmises videos. Tšau!